Nii, tere hommikust kõigile. Hakkame vaatama, kuidas läks meil metsandusandmete uuringuga. Kõigepealt ma annan sõna Keskkonnaagentuuri direktorile Taimar Alale. Palun. Aitäh, Krisele. Ja tere hommikust kõigile. Tore teid selle reede hommikul nõnda rohkearvuliselt siin näha. Tundub nagu selline kuu kokkuvõtte koosolek, et veebruarikuu viimasel päeval väga paslik ilmselt rääkida sellest, et mida rahvas arvab. Tegelikult ma usun, et täna saame sellest hoolega teada, eriti märgilises teemas, nagu seda on metsandus ja metsandusega seotud andmed, millest on meie vaatest vist ei ole viimasel 3-4-5 aastal möödunud päevagi, kui see moel või teisel ei leiaks kuskil kanalis kajastust, et kord ühtepidi, kord teistpidi, pigem sageli nagu teistpidi on seda muljet ja kuvandit kuskilt otsast proovitud luua. Nagu üks asi, et miks me üldse sellesse uuringusse läksime, et küsiks siis, prooviks ise mitte välja mõelda ja ka mitte ise küsitleda, vaid võimalikult sõltumatutel alustel teha selgeks, et mida inimesed siis tegelikult arvavad ja mida nad arvavad, et nad vajavad ja millisel moel üleüldse. Üks asi, teine asi, viimaste, ma ütleks, et kogu aeg on areng olnud, areng pole kunagi peatunud. Viimastel aastatel on see metsavaldkonnas suure nõudluse tõttu ennekõike olnud eriti pika sammuga ja Keskkonnaagentuuril on praegu käimas olnud, on tehtud mitmeid erinevaid arendusi ja ettevõtmisi, projekte ikka enda arvates hea asja nimel. Aga mis saaks olla veel parem ja täpsem, kui siin vahepeal poolel teel küsida ja kraadida, et kas me oleme õiges suunas liikunud ja võib-olla juhul, kui et äkki on vaja sihti korrigeerida, et las siis rahvas ütleb sõna sekka. Ehk et need on need kaks peamist sellist motivatsiooni olnud. See teine siis ennekõike olukorras, kus me räägime operatiivsetest metsaandmetest ja andmepõhisest aruandlusest ja andmete kättesaadavusest üleüldse, kus me siis oleme ka MKM-i toel ka neil päevil päris mitut erinevat arendust tegemas. No vot, ma arvan, ma ei hakka siin ennustusmängu tegema, et mida rahvas arvas, meil on uuringu autorid ja korraldajad siin ruumis olemas ja rohkem ma seda aega endale ei haaraks, et aitäh Krisele, et andsid võimaluse tulla siia ja seletada midagi. Aga nüüd olen ka ise huviline kuulama ja selle eest veel kord tänusõnad kõigile, kes on huvilised ja kohale tulid. Loomulikult aitäh uuringu läbiviijale ja MKM-ile, kes on mõistnud ja toetanud. Tere, mina siis Initiatiivi poolt tutvustan uuringu tulemusi ja jagan teile kohe ekraani ka. Kas kõik kuulevad ja näevad ilusasti? Ja, väga hästi. Väga hea. Aga siis ilma pikema jututa alustan ja räägin uuringu tulemustest. Uuring viidi siis läbi Initiatiivi ja Norstatiga koos. Norstati poolt toimus andmekogumine ja Initiatiivi poolt analüüs. Nii, millegipärast ei liigu slaid edasi. Aha. Nii, kõik näevad järgmist slaidi. Ja, näeme hästi. Väga hea. Nii, eesmärgiks oli siis saada sisendit Keskkonnaagentuuri poolt tellitud reaalmajanduse metsaprojektile, aga sellest siis pikemalt väga siin ei peatu praegu.
Viidi läbi veebiküsitlusena andmekogumine Norstat Online paneelis ja uuringu sihtrühmaks olid Eesti elanikud vanuses 18–74. Kokku koguti 1000 vastust ja valim on esinduslik elanikkonna lõikes. Siin on täpsemalt välja toodud ka metsaomanike taustaandmed, kes siis moodustasid kogu valimist 10%. Aga liigume uuringu tulemuste juurde. Üheks eesmärgiks oli siis saada ülevaade huvist ja teadlikkusest riiklike metsandusandmete ja või metsandusalase info osas. Ja selleks küsiti vastajatelt, kas ja mil määral ollakse üldiselt huvitatud metsandusandmetest ning nendega seotud teemadest. Samuti, kas nad on kunagi otsinud või kasutanud riiklikke metsandusandmeid praktilisel eesmärgil ja mis põhjusel nad seda teinud on. Aga kõigepealt defineeriti ka vastajatele ära, mida peetakse üldse silmas metsandusandmetega ja nendega seotud teemadega ning kuidas eristatakse riiklikke metsandusandmeid. Metsandusandmete ja nendega seotud teemadel peetakse siis silmas mitmesugust teavet, mis on seotud Eesti metsade seisundi, kasutamise ja majandamisega. Ja riiklike metsandusandmete all peeti siis silmas andmeid, mida koguvad ja haldavad riigiasutused ja mis on üheks aluseks poliitika kujundamisel. Andmed on vajalikud, et jälgida, analüüsida ja toetada metsade kasvamist, kaitset ja kasutamist ja need andmed hõlmavad muuhulgas teavet näiteks metsade pindala, puuliikide koosseisu, kasvutingimuste, raiemahtude, metsade tervisliku seisundi ja elurikkuse kohta või ka laiemalt Eesti metsanduse kohta. Sellest teemaplokist siis selgus, et metsandusandmetest ja nendega seotud teemadest on huvitatud veidi üle poole kõikidest vastajatest, täpsemalt 55%, kuid riiklikke metsandusandmeid on otsinud 18% ning praktilisel eesmärgil kasutanud 11% kõigist vastajatest. Riiklikest metsandusandmetest ollakse otsinud või kasutanud peamiselt siis huvist keskkonnateemade vastu, aga ka metsaomanikud on otsinud andmeid ja seda on tehtud ka õppe- või teadustöö eesmärgil peamiselt. Ning neid metsandusandmeid otsinud ja kasutanud sihtgruppide põhjused olid enamjaolt sarnased, aga selle kasutamise puhul siis tuli veidi rohkem esile metsa omamine põhjusena. Aga vaatame nüüd neid tulemusi täpsemalt ka erinevate sihtgruppide lõikes. Siis näeme, et kõigist vastajatest on väga huvitatud või pigem huvitatud 55%. Ja huvi on selgelt kõrgem metsaomanike osas, kellest on siis üle 70% huvitatud või väga huvitatud metsandusandmetest. Madalam on ta veidi nooremaealiste hulgas, kõrgemad vanusegrupid on näidanud natukene suuremat huvi üles. Kui aga vaatame riiklike metsandusandmete otsimise kohta, siis see protsent on oluliselt väiksem, on 18% kõigist vastajatest. Ning taaskord siis on rohkem otsinud neid metsaomanikud. Küll aga on rohkem neid otsinud ka see kõige noorem vanusegrupp, kelle kohta siis eelmiselt slaidilt nägime, et nad tegelikult nii suurt huvi üles ei näita, et on näidanud huvi keskmisest vähem. Et selle põhjuseks, miks nad siis neid andmeid otsinud on, võib olla näiteks õppetöös andmete otsimine või siis üldine huvi näiteks keskkonnateemade vastu, aga mitte otseselt metsanduse. Nii, ja kasutamise puhul on siis samamoodi see protsent väiksem, 11% kõigist vastajatest ja jällegi suurem metsaomanike osas, et 33%. Ja taaskord siis see noorem sihtrühm on keskmisest enam otsinud ja kasutanud neid riiklikke metsandusandmeid. Vaadates siis sisse nendesse otsimise ja kasutamise põhjustesse, näeme, et isiklik huvi keskkonnateemade vastu on peamine põhjus. 48% kõigist vastajatest, kes on siis riiklikke metsandusandmeid otsinud ja või kasutanud. 23% nendest, kelle perele kuulub metsaomand, aga ka 16% nendest, kes siis näiteks ise on metsaomanikud, ehk siis metsa omamine kokku
on teisel kohal põhjustest ja õppe- või teadustöö tuleb siit ka ilusasti ühe peamise põhjusena esile, mis siis võib põhjendada seda, miks noorem vanusegrupp, kes niivõrd huvitatud ei ole, on neid metsandusandmeid keskmisest enam otsinud. Vaadates täpsemalt otsimise ja kasutamise põhjuseid eraldi, näeme, et need põhjused on tegelikult sarnased ja nende jaoks siis, kes on tõesti neid kasutanud, nende puhul tuleb natukene rohkem esile see metsa omamine, et kas perele kuulub või nad on ise metsaomanikud. Aga vaatame ka, kuidas need tulemused laienevad elanikkonnale. Ehk siis esimesena huvi metsandusandmete ja seotud teemade vastu. Näeme, et siis seesama 55%, sellest on siis elanikkonna lõikes 560 000 elanikku. Kui me vaatame otsimise kohta, siis 18%, kes oli otsinud metsandusandmeid, see siis moodustab umbes 183 000 elanikku. Ja kui me vaatame kasutamise osas, siis 11% siis moodustab ligikaudu 112 000 elanikku, et need rahvaarvu andmed on võetud Statistikaameti andmebaasist. Aga liigume infoallikate juurde. Üheks eesmärgiks oli siis ka kaardistada peamisi infoallikaid. Selleks küsiti vastajatelt, kes on otsinud ja või kasutanud riiklikku metsandusalast infot, et milliseid allikaid nad on kasutanud ja milliste riigiasutuste veebilehti on andmebaase nad on kasutanud riiklike metsandusandmete ja või metsandusalase info leidmiseks. Seda siis küsiti nendelt vastajalt, kes on üldse riigiasutuste veebilehte või andmebaase kasutanud. Ja küsiti seda ka nendelt, kes ei ole otsinud või kasutanud riiklike metsandusalast infot. Neilt küsiti, milliseid andmeid ja allikaid nad kasutaks riiklike metsandusandmete leidmiseks. Ja nendest, kes riigiasutuste veebilehte või andmebaase ei olnud ka kasutanud, nendelt samuti küsiti, et milliseid nad kasutaksid. Ja selle peatükiga selgus, et riiklikke metsandusandmeid ja või metsandusalast infot otsitakse siis või kasutatakse enim riigiasutuste ametlikelt veebilehtedelt ning andmebaasidest. 73% nendest vastajatest, kes on otsinud või kasutanud antud andmeid. Aga samas on oluliseks allikaks ka meediaväljaanded, mida siis valis 37% vastajatest, kes on otsinud või kasutanud andmeid. Ja metsandusalast infot või riiklikke metsandusandmeid otsinud ega kasutanud ei ole vastajad, teeksid seda samuti vajadusel peamiselt riiklike asutuste ametlikel veebilehtedel ning andmebaasides, kuid siiski märgatav osa, 33% ei oskaks öelda, kust nad andmeid võiksid vajadusel otsida. Ja vastajad, kes on kasutanud info leidmiseks riigiasutuste ametlikke veebilehte ning andmebaasi, on siis seda teinud peamiselt metsaregistri, RMK ning Maa- ja Ruumiameti lehtedel. Ja need, kes riigiasutuste veebilehtedelt veel infot otsinud ei ole, et on teadlikud samadest allikatest. Siin siis näemegi allikate jagunemist nende vahel, kes on otsinud või kasutanud metsandusalast infot. Siit siis 73%, kõige enam moodustavad need riiklikud ametlikud veebilehed ja andmebaasid. Teisena siis just nimelt need uudisteportaalid, erinevad ajalehed, ajakirjad, raadio ja telesaated, 37%. Ja kui me vaatame eraldi kategooriatena, siis see alt teine plokk, kus on metsandusteemalised arutelugrupid ja kogukonnad sotsiaalmeedias, et just sotsiaalmeediakanalitest on need metsandusvaldkonna organisatsioonid ja arutelugrupid kõige rohkem tulevad esile ja riigiasutuste sotsiaalmeedialehed on siin
jäävad siia 8% juurde, kuid tegelikult need vahed erinevad siit ainult 2%-ga ja sotsiaalmeediat võrreldes teiste kanalitega kasutatakse siis ikkagi riiklike metsandusandmete või metsandusalase info leidmiseks pigem vähe. Vaadates eraldi korraks siis otsimist ja kasutamist, näeme, et need allikad jällegi on tegelikult sarnased kõigi hulgast ja jällegi need kasutamispõhjused ka nendest otsimisest ei erinenud ja samamoodi siis ei erine ka need allikad. Vaadates siis neid, kes ei ole otsinud ega kasutanud metsandusalast infot ja uurides, et kust nad seda siis vajadusel võiksid otsida, näeme, et samuti, et nad kasutaksid neid riigiasutuste ametlikke veebilehti ja andmebaase esmakorras, aga ka siinkohal on need uudisteportaalid ja muud meediaväljaanded on teisel kohal. Siiski just nimelt siit tuleb esile, et see 33% ei oskaks siis öelda, et kui nad tahaksid või peaksid neid andmeid otsima, siis nad ei teaks tegelikult, kust neid leida. Ja nendest, kes on riiklikke allikaid kasutanud, just nimelt on siis need peamised allikad Metsaregister, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Maa- ja Ruumiameti geoportaal ja samamoodi nende puhul, kes siis ei ole seda veel teinud, aga kui nad seda teeksid, siis kasutaksid ja otsiksid nendest samadest allikatest. Me liigume siis viimase teemaploki juurde, räägime hoiakutest ja nende kujunemisest riiklike metsandusandmete suhtes. Üheks eesmärgiks oli kajastada erinevate elanikegruppide ootuseid ja hinnanguid Eesti riiklike metsandusandmete usaldusväärsusele, kvaliteedile ja kättesaadavusele ning anda ülevaade neid omadusi mõjutavatest teguritest. Samuti oli eesmärgiks selgitada välja, milliseid metsandusega seotud andmeid erinevad huvigrupid peavad vajalikuks digitaalsel kujul kättesaadavaks teha ning milliseid metsandusandmeid erinevad huvigrupid vajaksid. Selleks siis paluti vastajatel kõigepealt hinnata riiklike metsandusandmete kättesaadavust, kvaliteeti ja usaldusväärsust enda kasutuskogemuse põhjal. Ja kui otsene kasutuskogemus puudus, siis paluti hinnang anda üldmulje põhjal, mis võis olla vastajal kujunenud näiteks meediast, arutelust või muust infost. Samuti küsiti, mille põhjal vastajate arvamus riiklike metsandusandmete usaldusväärsuse kohta kujunenud on. Uuriti ka, kuidas saaks vastajate hinnangul muuta metsandusandmete kättesaadavust ja kvaliteeti paremaks ja küsiti, milliseid metsandusandmeid on puudu, millist infot oleks nende hinnangul vaja rohkem avalikustada või digitaliseerida. Samuti paluti vastajatel mõelda, millisel kujul nad eelistaksid riiklikke metsandusandmeid soovi korral näha. Selle põhjal siis selgus, et uuringu tulemustega siis, et riiklike metsandusandmete kättesaadavust on hinnanud väga heaks 32% ja halvaks 4% kõigist vastajatest, kuid need, kes on metsandusandmeid kasutanud, hindab siis seda andmete kättesaadavust paremaks, et heaks või väga heaks 69% ning halvaks 5%. Kvaliteeti peab samuti väga heaks 29% vastajatest ning halvaks või väga halvaks 6% vastajatest. Ja jällegi nende hulgas, kes on siis päriselt neid riiklikke metsandusandmeid kasutanud, on hinnang kõrgem, andmete kvaliteeti hindab heaks või väga heaks 64% ning halvaks 4%. Usaldusväärsuse hinnang on kvaliteediga sarnasel tasemel. Ja see usaldusväärsuse kujunemine on siis peamiselt tulnud näiteks läbi meediaväljaannete, et 45% hea või väga hea hinnangu ning 59% halva või väga halva hinnangu annetest on öelnud, et meediaväljaanded on kujundanud nende arvamust. Ja kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmiseks võiks siis vastajate hinnangul metsandusandmeid rohkem avalikustada
ja need koondada ühte portaali, et need oleks paremini kättesaadavad. Ja andmetest on vastajate sõnul enim puudu just raieinfo, raieandmed ja metsa seisundi ja kahjustusega seotud andmed. Ja metsandusandmete esitamisel peetakse siis kõige olulisemaks seda, et need oleks lihtsas keeles ja need ülevaated ja kokkuvõtted oleksid siis sellisel kujul kättesaadavad, et seda on toonud esile 61% vastajatest. Vaatame siis jällegi natukene täpsemalt nende andmete sisse. Et riiklike metsandusandmete kättesaadavust siis on hinnanud heaks või väga heaks 32% kõigist vastajatest. Ja siin me näeme jällegi, et see hinnang on kõrgem metsaomanike seas ja samuti on ta kõrgem selle kõige noorema vanusegrupi seas, kelle kohta me siis juba teame, et neil on otsene kasutuskogemus on teistest kõrgem ja nende hinnang on tegelikult nende positiivne hinnangu osa on suurem, aga ka nende negatiivne hinnangu osa on keskmisest pisut kõrgem, mis on siis loomulik, kuna neil on suurem kokkupuude lihtsalt nende andmete otsimisega. Siinkohal on siis neutraalse hinnangu andjate ning ei oska öelda vastuse variandi valijate osakaal ka kõrge kõigi sihtgruppide lõikes. See siis tuleneb sellest, et praegu vaatame tulemusi siis kõigi vastajate lõikes ja siin hulgas on ka neid vastajad, kes neid andmeid ise siis otseselt otsinud ei ole või nende vastu nii suurt huvi ei tunne. Aga küll siis oleme vaadanud, et milline nende üldmulje on. Samamoodi siis kvaliteediga 29% kõigist vastajatest on pidanud kvaliteeti heaks või väga heaks ja 6% halvaks või väga halvaks ja taaskord siis see neutraalse vastuse osakaal on kõrgem. Kõrgem positiivne hinnang on metsaomanike seas, aga pisut kõrgem on siis ka negatiivse hinnangu osakaal. Ja samamoodi see kõige noorem vanusegrupp on keskmisest kõrgemini neid andmete kvaliteeti hinnanud. Ja usaldusväärsuse hinnang on siis kvaliteediga sarnasel tasemel. 29% vastajatest peab seda väga heaks või heaks ja väga ebausaldusväärseks või ebausaldusväärseks peab riiklikke metsandusandmeid siis 8% kõigist vastajatest. Vaadates nüüd neid samu omadusi nende vastajate lõikes, kes on riiklikke metsandusandmeid kasutanud, näeme, et need hinnangud on kõrgemad, neutraalse osakaal on väiksem ja ei oska öelda vastuse osakaal. 69% vastajatest, kes on riiklikke metsandusandmeid kasutanud, hindavad siis kättesaadavust väga heaks või heaks ja 5% halvaks. Kvaliteeti hinnatakse pisut madalamaks. 64% kõigist vastajatest, kes on riiklikke metsandusandmeid kasutanud, hindab seda siis heaks või väga heaks ja 4% halvaks. Ja usaldusväärsuse puhul hindab siis heaks või väga heaks 61% vastavast sihtgrupist ja halvaks või väga halvaks 7%. Vaatame siis natukene selle usaldusväärsuse kujunemise kohta. Et siin siis on näha, et hea või väga hea hinnangu andjad ja halva või väga halva hinnangu andjad, et nende arvamus on siis kujunenud peamiselt sarnaste allikate põhjal, et esimesel kohal nii ebausaldusväärse kui ka usaldusväärse kuvandi kujundajana on tegelikult meediaväljaanded. Samuti on tegelikult kõik need top 3 põhjused samad, et isikliku kogemuse põhjal ja ka siis arutelude põhjal, mis neil lihtsalt on tekkinud oma tutvusringkonnas.
on kujunenud siis nii positiivne kui ka negatiivne hinnang usaldusväärsusele. Siin tõid ka vastajad välja muude allikate põhjal, et siin tsitaadina on toodud nende enda põhjendused, et näiteks isiklik siis visuaalne kogemine metsade, need maha raiutud metsad või metsad, mida nad on külastanud, millega neil on olnud mingi emotsionaalne side ja mida nad on palju külastanud, et siin nad on selle esile toonud, et see on siis andnud neile pigem sellise ebausaldusväärse kuvandi riiklike metsandusandmete suhtes. Aga see on siis 4% vastajatest, kes on tegelikult ise kommenteerinud oma vastust. Vaadates metsandusandmete kvaliteeti ja kättesaadavust, näeme, et metsandusandmete avalikustamise suurendamine ja nende selle ligipääsetavuse parandamine on siis peamine viis, kuidas vastajad on hinnanud, et seda kvaliteeti saaks paremaks muuta ja kättesaadavust. Ja seda nii kõigi vastajate kui ka metsaomanike puhul. Samuti siis just nimelt nende andmete integreerimine kokku keskkonnaportaali ja metsaregistri arendamine ja päringuvõimaluste loomine on need peamised põhjused. Siit avatud vastustest või muudest ettepanekutest siis, mida vastajad said täpsustada, selgus, et tahetakse sellist Eesti metsaäppi või siis, et ka on toodud esile, et metsaomanike andmeid ei tohiks siis olla avalikult kättesaadavad, et sedasi on mets rohkem ohustatud ebaseaduslike tegevuste suhtes. Aga siin jällegi siis 1% vastajatest ja 3% metsaomanikest, kes on need muud ettepanekud esile toonud. Vaadates, milliseid metsandusandmeid on vastajate sõnul puudu või millist infot võiks nende sõnul rohkem avalikustada, näeme, et metsaraie andmeid soovitatakse 36% kõigist vastajatest, mis siis moodustab umbes 366 000 elanikku. Ja metsaseisundi ja kahjustusega seotud andmeid tahetakse rohkem näha, mis on siis 33% kõigist vastajatest. Ja millisel kujul peaks riik metsandusandmeid esitama? Vastajate sõnul võiksid siis need olla esitatud lihtsas keeles ja võiks olla olemas ülevaated ja kokkuvõtted kogu Eesti kohta, see on siis 61% kõigist vastajatest. Samuti on mainitud siis interaktiivsetel seireandmetel põhinevat veebiplatvormi 35% vastajate poolt. Ja siin oleme juhtinud tähelepanu ka sellele masintöödeldaval kujul andmetele, mis siis moodustab 6% kõigist vastajatest, aga on siis 61 000 elanikku umbes, kui seda laiendada elanikkonnale. Aga sellega on minu poolt kõik, aitäh ja jääme siis ootama, kui kellelgi on mõni küsimus. Ja suur aitäh, väga hea töö ja väga hea ülevaate eest. Panen nüüd salvestamise kinni.